Tere tulemast Oasise podcasti live-salvestusele põnevale vestlusõhtule. Täna on minul suur au võõrustada siin Kätlinit, aga mitte ainult Kätlinit võõrustada, vaid ka anda üks väga oluline teatepulk justkui üle. Ja see teatepulk ongi seesama mikrofon, et mulle väga meeldib laval olla. Aga täna ma saan kõike seda kõrvalt nautida, sest et Kätlini vestluspartner, Kätlini väga inspireeriv intervjueerija on täna hoopiski Marta-Maria! Hurraa, hurraa, hurraa! Tahame siit toolilt ära lahkuda. Siis on mu kõrval. Aga ja, Martaga on selline huvitav tore lugu, et kui tema ükskord siia sisenes, siis ta ütles, et ta läks meeldima. See on kõik pikem lugu, aga ta andis lihtsalt mulle ühe sükse väikse märgi, et ta tahaks midagi luua. Ja siis ta rääkis sellest, et ta tahaks tuua kokku üle Eesti ägedad tervendajad, kanaldajad, infojagajad, abistajad ja nüüd ongi see hetk kätte jõudnud, kus tema saab luua midagi, mis teda väga erutab ja tuua teoks natukenegi juba oma unistust, milleks on siis tuua kokku inimesed, kes teisi aitavad. Nii et suur hurraa ja tervitus sulle, Marta-Maria, et sa tuled ja liitud Oasise podcasti siis saatejuhtide klubiga ja oled nüüd siis täna esimest korda laval. Palju õnne! Tervitus Marta-Mariale ja nüüd minu poolt kõik. Tulen kõik pealt vaatama, kuulama ja kirjutan kõik head asjad üles, mis te siin täna jagate, nii et annan sulle siis selle teatepulga üle. Aplaus Toomasele. Tere kõigile. See asi siin on minu jaoks väga-väga võõras, aga ma tahan teid kõiki tänada, kes te siin kõik olete. Ma olen tohutult tänulik selle üle, kes te kõik siin olete ja et te tulite meile Kätliniga siis nii-öelda seltsiks, jah? Aga ühesõnaga, tegelikult mul oli iga õhtu, kui ma magama läksin, mul oli nagu korralik stsenaarium välja mõeldud, eks ole, mida ma siin kõike nagu tahaks rääkida. Aga üks hetk ma tundsin, et nii, usalda ja kõik hakkab voolama. Täna ma tahan teile öelda lihtsalt seda, et tulge nüüd siit mõistuse tasandist maha, tulge südamesse ja kuulake täna ainult läbi südame. Sest et niimoodi te teete lihtsalt iseendale ainult karuteene, sest teile jääb meelde kõik see, mis on vajalik täna teiega kaasa minema. Koju. Niisiis, Kätlin, Tamman. Ja, tere. Mul on väga hea meel, et sa minuga sellele teele olid nõus tulema, et sa mind usaldasid. Meil oli see vestlus, kus ma sinuga jagasin seda, et ma tahan sinuga seda teekonda nii-öelda avada ja siit siis koos edasi rännata. Ja võtame algusest. Ja. Ma ütlen kõigepealt ka enda poolt tere tulemast kõigile. Hästi tore, et teid on nii palju siia tulnud. Ja voolame ja teegis nii, et oleks hästi interaktiivne meil see olemine täna, et kui kellelgi on küsimusi, andke käega märku ja me siis läbi mikrofoni kordame küsimust, et kõik kuuleksid ja oleks selline tore ja õdus õhtu meil siin koos. Ja väga tähtis on, et kui teil tõesti on küsimus, julgelt tõstke käsi, et me näeksime, sest et see on hästi oluline, et õigel hetkel nii-öelda siis saaksite nagu mängu tulla. Emotsioonist kinni haarata kohe. Niisiis, meie plaan on siis alustada sellest, et tegelikult kõigepealt ma räägin ka sellest, et meil on siis plaanis praegu 40-minutiline siis vestlus, milles peale mida siis tuleb järele paus. Ja, peale pausi saame siin kenasti tutvuda, võib-olla endale midagi tellida, mõnusalt siis olla ja siis jätkame järgneva poolega. Alustuseks siis Kätlin, sinu enesearengu teekonna algusest sooviksime me nüüd kõik kuulda.
et siin on nagu tavaliselt me läheme sellele teele, kui meid tabab justkui midagigi ja sinu puhul me kuidagi tabasime ära, et see oli see must auk, millest kõik alguse sai. Ja no selleks, et üldse me hakkaks endaga kuskilt poolt tegelema, on alati ikka vaja see solgitorru kukkumine, ütlen mina nii-öelda. Ja minul see juhtus siis, no ütleme siin 12 aastat tagasi, et ma küll psühholoogia ja enesetervenduse vastu ma tundsin juba huvi varem peale keskkooli. Väga hea. Ja esimesed konstellatsioonid sai siin juba 15 aastat tagasi tehtud. Aga 12 aastat tagasi, 2012 on nüüd vist või? Umbes nii. Tegin siis sellise korraliku lahutuse läbi. Ja see oli niimoodi, et ma elasin Hiinas tegelikult aasta aega. Ja sealt ma tulin siis tagasi sellises olukorras, et mul oli aastane käe otsas ja 4-aastane. Ja kuna ma olin veel lapsehoolduspuhkusel, et siis nagu finantsiliselt sõltusin täiesti siis oma laste isast, mis ei olnud üldse nagu tore koht, kus olla, sest et teadaolevalt ikka, kui me lahku läheme, siis need suhted ei ole sellised, oi tore, et ma toetan sind, eks ole. Et see oli nagu hästi suur must auk, et mis ma nüüd teen, et ma olen 2 väikse lapsega, finantsiliselt täiesti paljas, tööl ei käi, sõltun kelleski teises, kellega läbisaamine on 0. Ja siis oli 2 varianti, et kas nüüd siit jäängi nutma või minna edasi. Ja siis ma mõtlesin, et nutmiseks pole nagu siin võimalust väga, kui lapsed ka on. Ja oligi see, et ma tegelikult läksin hästi teadlikult teraapiasse ise. Ja lisaks siis võtsin lastele nii-öelda lastepsühholoogi kõrvale, et veenduda, et nendega on nagu kõik hästi. Ja ütleme, sealt sai see must auk siis nii-öelda see teekond alguse, mis on siis kestnud siiamaani, kestab edasi ja tegelikult öelda, et jumal tänatud, et kestab, sest et kui on teekond läbi, siis on aeg siit ilmast lahkuda, eks ole. Ja millest see kõik siis nii-öelda liikumine edasi, alguse sai, et kuhu poole, missuguse nagu tee sa nagu enda jaoks nagu avastasid sellel hetkel, et võt, see on nüüd miski, mis võiks mind praegu nagu toetada? No algul olid ikkagi lapsesammud, et kuna minu see suhe lõppes nii vaimselt kui füüsiliselt vägivaldselt, siis ikkagi raamatud olid see esimene, kus ma hakkasin ennast otsima ja tulid sellised väiksemad rännakud, psühholoogialaagrid. Ja no suur osa ikkagi oli alguses selline väikesed teraapiad ja raamatud ja enese otsimine pigem, et kuidas ja mismoodi ennast aidata, et sa oled ikkagi suhteliselt pea laiali, et ega sa ju ei tea täpselt kuhu ja mida, aga eesmärk oli see, et hakata järjest hingele mingit rahulolu leidma. Ma saan aru, et tegelikult on ju niimoodi, et see kõik, mida sa kogesid, oli tegelikult hästi vajalik. Ja mis on selline huvitav koht, et kui meil inimesed on haiget teinud või tahaks nagu tohutult süüdistada, mida ma isegi tegin, et väga osav olin selles loomulikult. Et siis tegelikult on see, et me oleme ise need kokkulepped teinud eelnevalt hingetasandil. Et kõik inimesed, kõik juhtumid on tulnud meie ellu põhjusega. Et algus, kui öeldi, et teraapias, et ma peaks oma eksile nagu tänulik olema, siis mõtlesin, mida pekki, eks ju. Et kuidas saab üldse sellest nagu tänulik olla. Aga nüüd ma võin siiralt öelda, et ma olen tänulik, sest ainult tänu sellele, et ma sellisesse auku kukkusin, hakkasin ma üldse endaga tegelema. Nii et ja nüüd olles siin, kus ma olen täna, siis ma tean, et meie hingedel oligi kokkulepe, et tema toob minu ellu nii palju kannatusi, et mina läheksin iseendaga tegelema. Et meie ellu tegelikult tulevadki, enamus on meil saatusekaaslased, kes tulevad siis õpetama ja saatusekaaslane peaks ära minema õigel ajal ja kui ta ei lähe, siis see teekond saab olema väga-väga valus. Ja mina olin see üks nendest, et kes hoidis kinni või tahtnud tunnistada ja see teekond läks inetumaks.
ja on meil hingesugulused olemas, näiteks nagu minu abikaasa siin. Ja on meil kaksikleegid, et oleneb, mis hinged meie ellu tulevad, aga kõik need kokkulepped on tehtud meie endi poolt, et me ei saa nagu näpuga näidata kuhugi poole, et kurjam, sina selle pasa mulle kaela tõid, eks ju. Et me oleme ise selle kokkuleppe teinud, ise kutsunud ja meie asi on see, et kui hästi me sellest ise aru saame ja kuidas me omaks võtame, sest kõige raskem on endal öelda, et ma ise tegin seda, et mis mõttes, noh, ma ei ole ju endal seda tahtnud. Aga tegelikult me oleme ise selle kõik eelnevalt kokku leppinud hingetasandil, ennem kui me siia siis kehastuma tuleme. Ja tegelikult kõik algab ju sellest perest, kuhu me sünnime, eks? No pere valime me teadlikult samamoodi, me valime oma ema-isa, et tulla täpselt õppima seda, mida me oleme kas plaaninud, see elu, see kehastus õppida või me ei ole eelmises elus ära õppinud. Et see on nagu väga triki koht siin. Et kui me jäämegi siin süüdistama, eks ole, ja ei vaata endale otsa, et ma ise tahtsin seda, siis me tuleme uue ringiga, uue kehastusega ja senikaua käime, kuni me selle lõpuks ära õpime. Aga räägi sellest näiteks, et meil on nagu erinevad nagu kohtumised elus, eks ole, inimestega, kellega me tunneme nagu eriti mugavalt. Mis lugu sellega on? No minu teooria on selline, et me oleme eelmistes eludes koos olnud. Me üldiselt valime ikkagi uuesti tulla samade inimestega erinevates eludes uuesti kokku, erineval viisil. Et me võime olla selles elus sõbrannad, eelmises elus võib olla ema või tütar või poeg või mida iganes. Et üldiselt on nii, et kui me saame maamulda sängitatud, siis me üldjuhul seda sidet ära ei katkesta. Aga kui on tuhastamine, siis me üldjuhul võime selle side katkestada. Aga me valime korduvalt, et minu poeg on mul korduvalt, minule poeg tegelikult olnud. Oma abikaasaga ma olen 3 erinevas kehastuses koos olnud. Nii et me üldiselt valime uuesti, õigemini 3 korda abielus, 5 korda koos, jaa. Et me valime üldiselt uuesti samasid inimesi ja vahest on see, et ma oleks nagu juba teandada, ma ei tea, 10 aastat, kuigi on uus täiesti tutvunud. Ja siin on ka see, et esimesest silmapilgust armastus. See on tegelikult eelmise elu äratundmine samamoodi. Jah, et seda esineb ja see on siis, kui me oleme ennem tegelikult tuttavad olnud, eks ju, või me tunneme ära, et see on nii oma. Nii et jah, me saame uuesti kokku nende samade hingedega. Lihtsalt see keha, mida me siin kasutame, on teine. Ehk siis, kes tunneb ära selle kellegi? No see võib olla mõlemapoolne, aga üldiselt tunneb ära, kui sa mõtlesid seda küsimust? Ma mõtlen just vaata, et me olemegi siin nagu füüsilises kehas, on ju see maine keha, aga kes tegelikult nagu tunneb? Hing, jaa, hing on see. Et see on lihtsalt kest, mida me kasutame, on ju, autot kasutate sõiduks ja meil on maja, mida kasutame, samamoodi meil on see kest, mida me lihtsalt kasutame. Hing tuleb korduvalt uuesti kehastuma. Ja käimegi siin mitmeid sadasid aastaid, kui tuleme uuesti, kuni me oleme kõik ära teinud, siis enam siia maa peale tagasi ei kehastu, aga see tuleb alles nagu väga-väga pika aja pärast. Aga hing tunneb ära, jaa. Nii äge. On, see on väga ma arvan, et see kõik on nagu kuidagi, te olete kindlasti kuulnud sellest kõigest midagi, et ma ei usu, et te esimest korda sellest kõigest kuulete, aga kui kuulete, on ka okei. Jaa, see ongi väga okei, aga lihtsalt see on hästi oluline osa, et me tegelikult eksimegi justkui siin elus ära sellesse nagu füüsilisusesse, jah? Aga tegelikult palju olulisem on see hing, kes on niivõrd elu kogenud. Ta on nagu niivõrd paljudes kohtades eludes nii-öelda saanud nii-öelda neid kogemusi ja siin selles kehastuses, mis siis selles kehastuses võib juhtuda? Selles mõttes, kui me oleme nagu kui see hing on niivõrd kogenud, jah? Ja siis ta kehastub uuesti? No mina nüüd naudin. Et ühesõnaga, ma olen hästi tänulik, et minu hing on siis nii vana hing, nagu ta on. Minul on ka viimane kehastus maa peal, ma tean. Ja kuna ma olen nii palju õppetunde ära teinud erinevates kehastustes, siis nüüd on minu aeg nagu nautida ja nautida selliselt, et teha seda, mis on minu hinge eesmärk tegelikult, et ongi inimesi tervendada, inimesi aidata,
ja tegeleda sellega, mis päriselt siis minu hingele nagu pai pakub. Et hing tunneb ära selle, kui sa ei saa ennast raamidesse enam suruda, siis hing muudkui pressib sealt välja, et kui sa kuulad oma sisetunnet, nagu me ütleme, vaata, et see on hoopis teine teema, aga ma toon sisse praegu, et käime arsti juures, et meil füüsiline keha on valus, me läheme kohe arsti juurde, eks ole. Aga kui meil on vaimne, me oleme nagu tegelikult nii-öelda oma hingeliselt katki, siis me tunneme kuidagi piinlikkust, et mis mina või, aga tegelikult meil peab olema balanss oma füüsilise ja vaimse keha vahel. Et hästi tore, et järjest enam nagu hakatakse ka märkama, et see kes tegelikult üksi ei püsi, kui meie seest oleme ise nagu haiged. Ja vot see ongi see, et see ei tähenda, et me mingi voodooga peame tegelema, on ju. Aga see, et me oleksime oma hingega kuidagi vähemalt natukenegi kontaktis. Ja kõige parem on vist sõna teadlikkus. Me ei pea olema tohutult vaimsed, aga me peaks olema teadlikud ja teadlikult lähenema, ütleme siis elule ja oma sellisele heaolu tundele. Ja väga oluline, väga oluline. Kas sul on mingisugust nii-öelda suunata kuidagi, kuidas sa suunaksid neid inimesi, kes tegelikult näiteks, kui inimene on jõudnud ärevusse, siis see juba tegelikult näitab, et ta on natuke fokusseerunud võib-olla lihtsalt sellesse füüsilisesse, on ju. Et kui inimene kogeb ärevust näiteks, mis nõu sa talle annaksid? Tulla minu juurde. Okei, no igasugune balansist väljas olek on tegelikult juba märk, eks ole. Et üldiselt on niimoodi, et kõik on energia. Me kõik oleme energia. Ja kui energeetiliselt me oleme paigast ära, siis tegelikult me ei tunne ennast hästi. Ja kui sa räägid ärevusest näiteks, et siis ütleme, kui meil on elurõõmu, energiat ei ole, ongi elurõõmu ei ole, siis üldjuhul see equals võrdub depressiooniga üldjuhul. Ja kui inimene ei suuda iseennast aktsepteerida sellisel, nagu ta on, siis tihtipeale võrdub see paanika hoogudega. Et absoluutselt igal füüsilisel sümptomil on emotsionaalne põhjus. Ja ma tean, paljud tahaks öelda, et aga mul on võib-olla südahaige või mul on mingi, ma ei tea, veresoonte mingi haigus või mul on geneetiline, see geneetiline nii tore vabandus alati, eks ole. Ja geneetika mängib rolli. Aga geneetikas me võtame ka energiaid samamoodi kaasa, et nii nagu me geneetikas võtame siin juuksevärvi, on ju, oleme oma vanemate moodi, aga samamoodi me võtame energiat kaasa ja mitte ainult oma vanematelt, vaid põlvedest, mitmekümnetest põlvedest. Ma ei mäleta, kuidas ma sain siia, mingi... Väga huvitav, jaa. Et ühesõnaga, mul läks point käest ära, mul oli tohutult hea mõte, ma ei tea, nüüd läks lendu. Sa hakkasid energiast rääkima, et ilmselgelt see oli nagu... koht, kuhu oli vaja liikuda. Aga enne seda, mis ma ütlesin, see ei mäleta või? See vist pole oluline. Oluline on see, kuhu me nüüd liigume. Ja ühesõnaga, me oleme ise energia ja kui energia on väljas meil balansis kuidagi, siis me oleme tegelikult katkised. Ja et iga füüsiline valu on tegelikult emotsionaalsega seotud. Et isegi igast veresoonkonna haiguse, infarktid, kõik, mis tulevad kas või nii-öelda geneetiliselt, tegelikult seal on emotsionaalne põhjus all. Alati, ka vähk, selle me teeme ka ise endale. Tundub umela ulme. Kõik, kes on selle haigusega kokku puutunud, keegi ei taha öelda, et ma ise selle endale tegin, aga kahjuks see nii on. Me ise teeme seda ise endale. Kahjuks. Ja see on teadmatusest lihtsalt. Keegi ei tee meelega. Ehk siis just kui ongi tegelikult füüsiline keha lõpuks, see on juba see lõppfaas. Ja see on sümptom juba, jah, et see on see sümptom juba, et nüüd on nii halvasti, et keha enam ei tulnud toime sellega, et hing on nii rahulolematu olnud, vaid me kuskilt oleme iseendast üle sõitnud. Kas lasknud sõita teistel või oleme iseendast üle sõitnud? Ja seda juurpõhjust paraku arstid ei näe. Arstid ei näe kahjuks. No tegelikult neid inimesi on, kes... Mina ütlen niimoodi, et meil on terapeudid, meil on psühholoogid, meil on psühhiaatrid
igaüks leiab oma, minu hästi subjektiivne, ma kordan, hästi subjektiivne arvamus on see, et aidata saab see, kes teeb mingit teraapia vormi. Et kui me läheme psühhiaatri juurde, siis vot me võime ette kujuda, et meil on selline Coca-Cola pudel, eks ole, loksutame selle ilusti vahule ja need on meie emotsioonid seal sees. Ja kui me läheme psühhiaatri juurde, võtame, paneme endale antidepressandid peale, siis me nagu sulgeme selle Coca-Cola purgi pudeli veel ilusti ja laseme selle kõigil möllata seal sees. Ehk see juurpõhjus jääb tegelemata ja me ainult paneme selle veel nagu liimiga selle korgi kinni sinna ja las see muliseb. Aga noh, mis see resultaat siis saab olla, eks ole, me seal tuimestame, et inimene ei tunneks midagi, aga kus on see abi, on ju. Et inimene tegelikult ühel hetkel, ta ongi kas tuimetu, ta lihtsalt eksisteerib, sest ta ei ela või ongi suitsiidid või mida iganes, eks ole. Ja ma ütlen, igal ametil on omad plussid. Ma ei ütle, et kunagi ei lähe vaja. Võibolla kui inimene nii sügaval alati võib mingiks momendiks olla kõigi abi. Ma ütlen, kõik on vajalik mingil ajahetkel. Aga see lõppresultaat peaks olema see, et inimene jõuab mingit moodi teraapia juurde. Et neid teraapiavorme on erinevaid, aga et me jõuaks selle juurpõhjuseni ja hakkaks neid sibulakihte võtma ja hoiatan ette, et need sibulad on alati hästi suured. Neid kihte on palju alati. Ja absoluutselt. Kätlin. Ja Marta, Maria. Mul tundub, et tahaks nagu rohkem nüüd kuulda sellest, et just, et mul on, me nagu kuuleme mõtteid. Ja, et nagu ma tean seda, et me räägime siin nüüd praegu nagu tervendusest on ja, aga üks viis on siis konstellatsioon, eks ole. Räägi mulle sellest sest siin on midagi, mida sa tead rohkem võib-olla kui meie siin. No konstellatsiooni mina väga hindan. Ütleme niimoodi, et ma tegin 15 aastat tagasi oma esimese konstellatsiooni, aga 3 aastat siin nüüd viimased, mitte nüüd eelmine, aga enne seda 3 aastat ma ikka väga-väga jõuliselt käisin konstellatsioonides, ütleme siis niimoodi. Ja seda sellepärast, et konstellatsioon on üks väheseid võimalusi, mida mina tean, mis läheb põlvedesse tagasi ja see toimib energeetiliselt. Et on öeldud, ega ei olegi ära suudetud tõestada ju kuidagi teaduslikult, aga see toimib. Näiteks ka Portugalis kasutatakse kohtusüsteemis konstellatsiooni ennem kui kohtuotsus tehakse lahutuste asjadega, mis on perekonstellatsioonis just. Et see on väga-väga väärt süsteem. Aga ma tundsin et ise mõistusega ikkagi ennast terveks ei tee. Ja siis ei olnud veel minu enda võimed veel avaldunud. Selliselt, et ma oleks saanud ise ennast aidata ja siis ma ikka lõhkusin neid konstellatsioone teha nagu mitmekümneid ja kümneid. Ja see võimaldab seda, et me näeme tegelikult ära need mustrid just oma mõistusest nagu kaugemale. Me alateadused, me ei saa oma mõistusega ise ennast nagu siin trikitada ja me läheme põlvedesse, sest et mina olen endiselt veendumusel, et ainult iseendaga tegeledes me tegelikult resultaati väga head ei saa. Et see põlvede energia, mis on need mustrid, mis me kaasa võtame, on niivõrd jõulised. Et konstellatsioonis nüüd, kus mina käisin, me alati läksime teataval määral sinna põlvedesse tagasi, et see sai nagu tehtud, aga me kunagi lihtsalt ei toonud välja mitu põlve. Et nüüd, kui ma ise tervendan, siis ma alati konkreetselt ka näen mitukümmend põlve. Tegelikult see tervendus toimub. Tavaliselt on see 20-30 põlve tagasi, tavaliselt. Mis on nagu päris suur energia kogus, siis ütleme nii. Aga jah, konstellatsioon on selline võimalus, mis annab meile alateadlikult siis tuua välja selle, mis on see energia, mis on need mustrid, mis meil on siis põlvedega kaasa tuld ja mis on meil lahendamata. Ja need annab nagu ära teha ja see konstellatsioonitehnika on, ma mäletan hästi, et mul oli oma terapeut tegelikult, see on väike story siia vahele, et mul oli oma terapeut, kelle juures ma käisin.
ja siis minu see konstellöör või terapeut, kellega ma nüüd siis hästi, me oleme tõesti head sõbrannad ja kelle juures ma 3 aastat käisin, oli tegelikult minu abikaasa ammune tuttav. Ja siis ta ütles mulle, et tule tema juurde ja siis ma olin nii, et mida sa pressid mul oma terapeuti peale, et käi ise, kui tahad seal, on ju. Et mul on enda oma. Ja nüüd tagantjärgi ma näen, et see pidi nii juhtuma just, sest et meie selle tervenduse sünergia poolest, aga see oli see põhjus, kuidas ma jõudsin nagu järjest siia, kus mina täna olen. Et ikkagi jällegi kõigel on põhjus, eks ole. Ja see konstellatsioonitehnika on jah see, mis on mind hästi palju aidanud ja nüüd tagantjärgi ma tean, miks ma sinna sattusin, on ka see, et ma kasutan just seda hingedega suhtlemise poolt päris palju selliselt, nagu konstellatsioonis seda tehakse. Kui kaua sa konstellatsioonis oled käinud? No kõige esimene oli üldse 15 aastat tagasi esimene, aga sellised väga-väga intensiivsed viimased selline 3-4 aastat. Nii et sa panid täiega hullu ja mis sellega oli, et kas tekkis sõltuvus või sa tundsidki, et see nagu reaalselt nagu töötab? Ma panin ja hullu ikka täiega, ma tundsin, see reaalselt töötab, kuigi vahepeal oli selline tunne, et kurjam, teed nagu ühe asja ära ja nagu 2 asja tuleb uuesti lagedale, on ja siis oli, et kaua võib. Aga mingi hetk, kui see paise sai ära nagu klatitud, siis nagu oli, ma nüüd saan hingata, eks ole. Ja sa nägid järjest, kuidas need mustrid hakkasid muutuma, su suhted muutuvad nii kodus, lastega, sõpradega, töö juures igal pool. Sest see kõik elu senikaua, kuni me neid mustreid ära ei klati, senikaua elu peegeldab meil endiselt. Kogu aeg on mingi sama halb asi, on ju, keegi kogu aeg ärritab sind sama mustriga. Aga see on sellepärast, et sind ennast trigerdab see, et sul endal on see teema üleval ja sul on see lahendamata. Ja sa ei pääse sellest. Ei ei pääse, jah, sa kas elad sellega edasi või sa lahendad ära 2 varianti. Lihtsam on ära lahendada see asi. Ja, aga väga paljud tegelikult isegi ei tea, et nad nagu kannavad suguvõsa mingi pereliini mingeid mustreid, on ju? Me kõik anname. Me kõik. Just, ehk siis kõik ongi energia, jaa. Absoluutselt. Ei ole sellist inimest, kes ei kannaks ühtegi suguvõsa mustrit või energiat, pole olemas. Me kõik kanname, lihtsalt oleneb, mis need teemad on ja kui mitukümmend põlve need tagasi lähevad. Nii et hea uudis teile, palju õnne. Kas kellelgi on äkki küsimusi vahepeal? Just, palun. Näed, oli või? Toomas. Missuguseid suguvõsa mustreid sina oled lahendanud? Väga palju. Okei. Armastuse vastu mitte võtmine. Meie perekonnas hästi pikalt oli lesestumine. Et oligi arvamus, et mehed surevad kõrvalt ära, meeste mitte usaldamine, meeste vihkamine, üleüldse selline naisliini nagu elu usaldamatus. Ma arvan, ma olen endale nüüd ise vähemalt 30 tööd vähemalt teinud, vähemalt. Neid on väga-väga palju olnud, jah. Aga räägigi sellest, kui sa midagi justkui käisid nagu lahendamas, jah, seal süsteemi või väljal või kuidas see kõik seal konstellatsioonil käib. Et kui koheselt sa muutust tajusid? Sa mõtled praegu, kas minu enda tervendust või konstellatsioonist? No just, räägime sellest, kui sa ju intensiivselt käisid nagu ennast tegelikult nagu tervendamas on ja läbi nende konstellatsioonide, et kui ruttu sina nagu nägid muutust oma elus? No need muutused on muidugi hästi sellised isiklik või erinevad, eks ole. Aga ma arvan, see esimene kuu on see, kus sa hakkad tajuma ikkagi mingisuguseid muutuseid. Et see ei ole see, et ma tegin ära, hops, kõik on korras, et see on protsess ikkagi. Aga need esimene kuu on vast see, kus sa hakkad tajuma mingisuguseid muutuseid ja asju, et see laheneb ja see enam ei triggerda sind nii palju. Aga see võib jätkuda ja vahest võib uuesti tagasi tulla. Vähemalt kui konstellatsioonis see oli nii, sest et vahest oli seal mingi muu võib-olla teine kiht all, mis natuke aktiveeris uuesti seda. Et see pidi kuidagi teise nurga alt uuesti minema,
et energiad on sellised toredad asjad, jah. Absoluutselt ja ma mõtlesin, et äkki me võiksime siin ühe kogemusloo ära rääkida, sest et nüüd minu enda tervendusest. Minu. Sinu, okei, jaa, palun. Me oleme ju selles suhtes, ma olen nagu täiesti teadlik sellest, mida sa teed ja see töötas. et ma lihtsalt mõtlesingi, et kuna siin on hästi nagu hea praegu tuua nähtavale seda, et miks ma küsisin just seda küsimust, et kui ruttu sa nagu muutust nägid, sest et minul toimus see kohe järgmine päev. Kui ma enda tervendusi teen, siis üldjuhul on ülejärgmine päev hakkab muutus. Ja. Ja, kas sa tahad, jagame? Ja, palun. Ei, nagu nüüd ongi see, et tegelikult on hästi lahe, kui sina räägid sellest justkui, kuidas see protsess välja näeb. Okei. Selle puhul näiteks, mis lugu oli minul nagu, millega ma pöördusin sinu poole, on ju? No Martal oli armastuse vastuvõtmine, üldse sihuke vastuvõtmine, et tundub, et nagu täiesti lihtne asi, miks muidugi võtan vastu, kõik võtan vastu, aga tegelikult ei võta ikkagi vastu, kui peremustrid on nii suured. Ma küll ei mäleta nüüd mitukümmend põlve see tagasi läks, aga no kuskil 20-30 läheb alati. Ja kui mina nüüd tervendan, siis tegelikult see käib ikkagi läbi kanalduse, et ma ennem üldse kanaldan ja vaatan, kas ma saan klienti, kas ma üldse tohin seda klienti üldsegi kanaldada. Sest on paar juhus, kus ma ei ole tohtinud kanaldada, et kui energiad on väga mustad, siis sinna ma kahjuks minna ei saa. Ja kanaldusega ma näen ära, et kas ma saan inimest aidata, ma kanaldan ära, kas see tuleb emaliinist, isaliinist. Ja kui ei ole inimesel teada, mis on, ta tuleb ainult sümptomiga, siis ma kanaldan ka selle põhjuse välja. Ja Marta puhul oli siis enesearmastus ja sai energiat. Põhimõtteliselt ongi tegelikult, et tuleb ära lahustada see energia, mis on üleval ehk et armastuse mitte vastuvõtmine. Ja sinna tuleb siis asemele anda see armastuse vastuvõtmine. Ja loomulikult ma annan kingituseks alati veel ühe energia juurde, mida ma kanaldan, mida on siis sellele hingele endal vaja just, eks ole. Ja sinu puhul ma ütlesin ka ülejärgmine päev või oli vist ülejärgmine või järgmine, et tavaliselt on ülejärgmine päev, klient hakkab muutuseid tundma. Põhimõtteliselt sa näed seda ka nagu ette? Ma kanaldan ära selle. Et millal nagu klient võiks tajuda? Ja, et kui ma annan kliendile tagasisidet, et töö on tehtud, siis ma ütlen talle, et sellest hetkest hakkab sul protsess. Üldjuhul on see ülejärgmine päev ja mõnel juhul, kui ütlen ära, et kaua see protsess kestab, eks ole, aga üldiselt ta on selline flow. Ja sinul ma ütlesin kindlasti, et ülejärgmisest päevast sul hakkab see protsess muutuma. Inimene hakkab iseendas neid muutusi märkama või tajuma, et see ei ole nii, et ma olen ülehomses päevas kohe teine inimene, aga sa tajud neid muutusi, märkad neid muutusi. Ja ma arvan, nüüd on hea koht rääkida, mida sina tundsid siis. See oli selliselt, et kõigepealt ma olin hästi elevil, et ma üldse sellist võimalust nagu kasutasin, sest ma ei ole väga käinud tervendajate juures. Selles mõttes konstellatsioonidel ma olen ainult ühe korra käinud, olnud ühe korra vaatleja. Et mul ei ole nagu seda kogemust ja ma ei tea, kas asi oli selles, et ma ei usaldanud või ma ei tea, tõesti ma ei tea. Aga sinuga oli nagu jälle mingi tunne, et seda nagu usaldada, et ma usaldasin seda impulssi ja ma kuidagi tundsin, et ma tahaks nüüd seda lugu vaadata, et siin on, ma täiega tajun, et mu elus on blokeeringud, ma tajun, et nagu on see nii-öelda vastuvõtmise blokeering ja kui ma sinuga sellest rääkisin ja järgmisel päeval ma konkreetselt tajusin nagu energeetilist muutust ja mul oli selline nagu õhtu planeeritud, et ma tulin sõbrannaga siiasamma Oasisesse kuulama ühte esinejat ja me istusime seal selle laua taga ja siis me siin nautisime veini ja siis me sõime ja siis me jõime kohvi ja siis me sõime kooki ja lõpptulemus oli selline, et ma läksin siit niimoodi minema, et see kõik oli minu eest ära makstud. Kõik oli tasuta mulle, kes ma ei ole osanud mitte kunagi vastu võtta, et kui keegi nagu tahab mulle head teha, ma ütlen alati ei, ma teen ise. Et see oli minu nagu minevik. Ma arvan, et see on väga paljudel, aga see oli järgmisel päeval koheselt.
ja nii iga päev lihtsalt, iga päev ma tajusin, kuidas elu tahab nii väga anda meile kogu aeg, eks ole. Aga kui blokeering on ees, siis sa mõtled, et miks mul nii halvasti läheb. No mitte nüüd nii halvasti, aga lihtsalt ma arvan, et kõigil on see tuttav, aga see blokeering lihtsalt ei lase nagu voolata. See voog ei saa toimuda, eks ole. Ja igapäevaselt lihtsalt ongi praegu aktiveerunud kõik. Ma tunnengi, et see, et mina täna siin ka istun, see on ka nagu selle tulemus, et ma olen vastuvõtmises. Jah, sa oled lubamises, sa lubad, sa annad võimaluse endal vastu võtta erinevaid pakkumisi, erinevaid asju. Siinkohal peab ju rääkima, et aga see vastuvõtmine, lubamine, et see on ju see naiselikkus, jah? No jaa, vaata, meil on palju seda, et eriti naiste puhul tänapäeval, et oi, me oleme tugevad ja saame ise hakkama ja see on tohutu karuteene meil endale. Et see on puhas meesenergia. Ei, meesenergiat läheb ka vaja, aga see võib olla 50-50. Et need tublid tugevad naised nagu mina loomulikult, kes ma olin ka samasugune, ise saan kõigega hakkama, ise teen, see on hästi tugev karuteene endale, et tegelikult ma lükkan ise abi eemale ja ma ei lase tegelikult oma naiselikkusel välja tulla ja suhetes, kuidas ta mõjutab, et noh, kujutage ette, et 2 meest elavad koos, eks ole, väga hästi ei toimi. Et kui mõlemad oleme sellises meesenergias, noh, meesenergia on üldse selline nagu raha, projektide tegemine, majandamine, mina otsustan, ma olen tugev naine, saan ise hakkama, ära aita, ma saan ära ise tehtud, vaata. Et noh, me nagu kastreerime ära oma mehe ühtepidi, eks ju, ja teistpidi on see, et me ei lase oma mehel tunda ennast mehelikuna. Ja siis me mõtleme, kuidas meil nagu kas suhteid ei toimi või üldse, eks ju. Et see tugev olemine, kuidas me tihti oleme teinud, et taome rindu, et me oleme nii tugevad, saame ise hakkama, siis nüüd ma mõtlen, oi kui kurb see tegelikult on. Et see ei ole üldse koht, nagu, kus nagu ennast kiita, vaid mõelda, et tegelikult ma ju peaksin ka naine olema. Et siin peab olema seda mehelikku energiat on vaja, teha töö ära ja noh, saada ikkagi elus oma asjadega hakkama, aga see peab olema see naiselik energia juures, et ma võtan vastu, tahad välja teha, okei, aitäh, on ju. Noh, see ei tähenda, et peab kogu aeg, aga et sa lased mehel otsustada ka, eks ole, et seal peab nagu balanss olema, et mõtleme küll, et see on väike asi, aga tegelikult see, kas või see energiate imbalanss, see mõjutab nii palju erinevaid elusfääre. Ja seda märkasin ma enda elus ka absoluutselt, sest ma olen olnud hästi tugevas sellises iseseisvuses, ehk siis nagu meesenergias, eks ole, nagu öeldakse. Ja kui nagu peale seda protsessi nii-öelda tervendust, siis ma nagu märkasin, siis ma alles tabasin ära, et issand jumal, mida ma teinud olen. Et noh, just nimelt siis ma alles sain aru, et ma ei olegi lasknud tegelikult oma partneritel olla mees. Ja tegelikult sama lugu on minu eelmise eluga, et ega ma kõige toredam kaasa ei olnud, eks ole. Et olin ikka ka paras meesenergia poolik, et noh, aga see on jälle õppetund. Ja muideks vastuvõtmisega kindlasti on raha vaata hästi huvitav teema, on ju. Et rahadega on ka päris palju kliente mu juures käinud ja me kõik arvame, et me võtame alati raha vastu. Ei võta. Põhiteemad, mis on rahaga, on see, et suur uskumus, et raha tuleb raske tööga, muideks. Ja kui sa kogu aeg seda usud, ega sul ei saagi raha kergusega tulla, sest sul on nii suur uskumus ja muster, et see tuleb ainult läbi raskuste. Ja kui ikka peres on kogu aeg korrutatud, et ega raha puu otsas ei kasva, on ju, ja noh, sellised nagu uskumused, siis ongi see, et mina ei saa niikuinii kunagi rikkaks, sest raha ei kasva ju puu otsas. Raha ju tuleb läbi raskuse, eks ole, ma pean ikka vaeva nägema selleks, et raha saada. Et kahjuks täna siin üks mõnda kursadaja pidi ka täna tulema, kellele me just seda rahatööd tegime. Ta oli nõus jagama, aga temal oli ka niimoodi, et noh, kõigepealt ma kanaldasin, et miks raha ei püsi ta juures. Noh, kanaldusest tuli välja, et esiteks tal polnud rahakottigi. Ja ta oli väga hämmingus, et kuidas ma näen, et tal pole rahakotti. Ja ma kanaldasin ka tema meest ja tema mehel, ma ütlesin, et tema mehel on rahakott, aga ta tohutult laristab. Ja nii oligi, eks ole. Ja siis ma ütlesin, et esiteks raha peab austama, rahal peab rahakott olema. See peab olema raha õiget pidi seal. Ja siis ma tegin tervenduse, et tal tuli, ma ei mäleta, kas ema või isa oli, kumb see oli. Mehel oli ühtepidi, naisel oli endal teistpidi.
ja nüüd on niimoodi, et ütles, et ma ei saa aru, et ma saan töö juures nii palju palka, mul on tunne, et mul makstakse nagu liiga palju minu töö eest. Et kuskilt tulevad nagu mingid boonused, mingid rahad, eks ole. Ja et tal on tunne, et ta teeb nii vähe selle raha eest, et tal nagu tõsteti. Ja teine variant siin, üks ka kellele ma tegin rahatööd, elas hästi-hästi pikki aastaid oma siis laste isaga koos just majanduslikel põhjustel, kus ta oli tegelikult õnnetu. Ja ma tegin talle ka rahatööd, temal oli sama uskumus, et raha tuleb läbi raskuste. Ja kui ma oli töö tehtud, ütles, järsku müüsime selle maja maha, kus ta eksiga elas, ta nüüd võttis endale uue korteri, tal on raha praegu, ta sai palka juurde, sai boonust ja ütles täiesti teine energia on rahaga. Ja alles hiljuti veel üks rahateema oli, et ühel siis tuttaval on 4 ettevõtet. Ja ütleb, et see 4. ettevõte, kus ta on praegu, et justkui peaks nagu kõik töötama, sest et ta ju teab juba, mis ta teeb. Ja ütleb, et ei toimi. Ja nagu ta tunneb, et kuidagi selline kurjust on seal nagu ei saada omavahel läbi. Ja seal tuli välja, millega ma ei ole enne kunagi kokku puutunud, et seal elab üldse üks mitte tore vaim. See on restoran siis. Ja siis tuligi välja kanaldusest, et seal on üks vaim, kes ei ole kõige puhtam ja talle meeldivad ainult mehed. Et see oli see, mis ma kanaldusest nägin ja mehed võivad seal olla, aga naised ta ajab kõik riidu, sest ta tahab ise seal perenaine olla. Ja siis, kui ma pärast andsin selle info edasi, ütles et mehed tunnevad ennast seal üli hästi ja kõik naised on omavahel riius kogu aeg. Nii et siis on jällegi see, et nüüd peab selle vaimu saatma sealt ära nii-öelda, on ju. Et ühesõnaga alati on põhjused ja kanaldusega on võimalik kõik need põhjused kätte saada ja tegelikult kõike on võimalik energeetiliselt ära siis tervendada. Vau, et siin olid nüüd mõned siis kogemuslood on ja et mida sa kogenud oled, aga kuulaks nüüd korraks seda, et kuidas siis üldsegi sa selles suunas nagu liikusid, et kuidas mismoodi sa jõudsid sellise asjani, et sul on selline võimalus nagu kanaldada, mida sa teadsid üldse kanaldamisest? Mitte midagi. Tegelikult on niimoodi, et ma ise olen ju palju tervendajate juures käinud ja mul on siin füüsilisi valusid olnud ja meditsiin ei ole suutnud mind 20-25 aastat aidata, konstantselt valude käes olin. Ja siis jäigi üle ainult hakata ikkagi alternatiivi otsima, et ju on mingi muu jama siin. Ja mul hakkasid järjest tulema mingid vihjed siis erinevatelt tervendajatelt, et sa oled valgustöötaja ja sul on mingid võimed ja siis mu see oma terapeut, kellega ma siin kogu aeg mestis paneme. Ja siis oli üks konkreetne inimene, kelle juurde ma läksin siis oma valudega. Ja siis ma läksin ta juurde tuppa ja ütles, et mu terve tuba on praegu valgust täis, et kas sa tead, et sul on nii suur nagu valgusenergia ümber. Mina üks maisemaid inimene ütlesin, ei, mis valgus nagu on ju. Ja siis ta tegelikult ütles mulle täpselt ära, mis oskused mul on, kus ma hakkan seda tegema, et see on nii uus, et mul isegi ei ole õpetajat, ma pean ise seda kõik õppima, seda ei tehta veel kuskil. Eestis üldse ma tean, et kogu maailmas on mõned minusugused inimesed olemas. Ja siis mul oli see, et okei, mis ma selle infoga siis nüüd peale hakkan. Ja siis ma lasin settida mingi, siis läksin oma terapeudi juurde, ütlesin, kuule, nii palju vihjeid on. Ja siis me tegime ühe sellise süva tripi retriidi. Ja siis seal siis tuli ilmsiks, et milline mu hing tegelikult on, mis need oskused kõik on. Ja sealt need avaldusid ja siis ma sealt hakkasin õppima, kuidas neid kasutada, sest algul seda energiat oli nii palju, et ma ei julenud seda inimeste peal kasutada lihtsalt, et muidu ma oleks võinud inimese lihtsalt katki teha. Aga see inimene, kes sulle ütles seda, et siis tal on ka nagu mingid ülivõimed, jah? Ja tema on samamoodi valgustöötaja tervendaja, tema küll ei tervenda selliselt nagu mina, aga tema tunnetab kätega, kui ta keha puudub ja tajub ära, mis seosed on eelmiste eludega. Ja sa läksid tema juurde, mis põhjusel, et ta üldse sellist asja hakkas sulle nagu jagama? Oma füüsiliste valudega läksin, et mul oli füüsilisi valusid, siis ta ütles ära, et mis on need eelmiste põlvede seosed, miks mul keha valutab ja mäletab mingeid asju eelmistest eludest. Hing mäletab, et see on kuidagi kaasas nagu.
just, ja kui sa kuulasid seda, mis ta sulle ütles, eks ole, kas siis oligi nagu, et sa nagu olid vastuvõtmises, sa võtsid ja ma olin vastuvõtmises, tegelikult mul oli nii palju juba neid vihjeid öeldud ja antud ja mul endal ju huvi oli ikkagi ju aastaid on olnud, et see kuidagi oli nagu, et okei, väiksed pusletükid hakkasid nagu kokku minema, et siis lihtsalt tuli see avastada, et mis need võimed täpselt on, kui palju neid on ja kuidas neid kasutada. Vau. Kas kuskil oli nagu sul justkui selline teadmine ka, näiteks just nagu see mingisugune hinge, mingi eelnevate elude mingisugused, vaata need mäletamised, vaata see, mis justkui, see, milles me täna selles elus head oleme, see on ju tegelikult hinge nii-öelda hinge kogetu, jah, et ta on milleski eelmises elus hea olnud. Et kas see on ka justkui midagi sellist, et sa selles elus saad need anded, võimed, et mis lugu sellega on? No minu puhul on see, et kuna ma olen nii palju lihtsalt juba kehastustes oma õppetunnid ära teinud ja nüüd on nagu selline final kehastumine, et kuna mul on füüsiliselt, ma rohkem ei kehastu inimeseks lihtsalt, ma lähen veel paremasse kohta. et ma olen valmis lihtsalt seda suurt tööd tegema nii-öelda, ma ei taha küll seda tööks nimetada, aga et kui hing on nii palju tervenemist teinud ja nii palju kehastunud ja ka nii vana ja küpsenud hing, siis hingedele antakse neid võimalusi tulla siia inimesi tervendama. Ja kuna mina olen siis hingetasandilt nii palju juba läbi teinud, siis minu eesmärk ongi siin tegelikult siis nagu inimkonna äratamisega. Jah. Sest kui sa ikkagi aitad neid, selles mõttes nii-öelda tervendada, eks ole, toetad neid, siis nemad ka ju samamoodi lähenevad nii-öelda enda nii-öelda. Nad justkui nagu liiguvad siis nagu palju kergemalt siis oma teele. Ja minu juurde ikkagi jõuavad inimesed, kes ikkagi ise tahavad muutuda ja kes on ise valmis selleks muutuseks, et kindlasti selline inimene ei satu, kes veel ei ole iseendasse kuidagi vaadanud. Aga see, kes on valmis, siis mina olen see, kes saab aidata ja energeetiliselt tõsta, sest et suures pildis on see tegelikult meie inimkonna päästmine. Just, aga siit me saame veel jätkata, sest tegelikult me hakkame nüüd pausile minema ja hiljem räägime sellest kanaldusest, tervendusest ja kõigest sellest kõrgemast missioonist nagu lähemalt, ka kogemuslugusid veel, eks ole. Ja siinkohal ma tahaks kõigile nüüd sellise tähelepanekuga tulla jutule. mul hakkab nagu lõngakera juba kaduma, et see kõik, mis siin täna toimub, et seda kõike salvestatakse ja väga selles mõttes on vabatahtlik võimalus teil energeetiliselt panustada nii-öelda. Meil on siin väike nagu energiapanuse ma ei tea, ma ei näe seda praegu. Et igatahes see võib nagu vabalt ringluses käia, et tunnetage läbi südame, et kas see on miski, millest te soovite praegu panustada. Et me oleksime nagu tänulikud, siis saab see nii-öelda salvestus kõik siin kenasti kvaliteetselt nähtavale ka sotsiaalmeedias. Sellise looga, et kuulaks nüüd hea meelega just nimelt seda, et kui klient sinu poole pöördub, kuidas see kogu protsess läbi sinu käib? Ühesõnaga 2 varianti on, et kuna ma õpin, tegelikult ma õpin transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia erakoolis nüüd 2 aastat, et ma teen ka tavateraapiaid ja hüpnoteraapiat, et kui on klient, kes tahaks nagu natuke maisemat lähenemist, siis saab nagu tavateraapiaid teha. Aga kes tahaks ikkagi, kuulete ka või? On ikka kuulda? Aga kes tahaks tervendusi, siis tegelikult on niimoodi, et mul põhimõtteliselt läheb vaja ainult kliendi nime ja küsimust, millega ta tuleb. Et minul ei ole, kogu austusega, mul ei ole klienti ennast vaja.
et põhimõtteliselt on nii, klient saab minuga ühendust võtta. Siin on ka ääre peal visiitkaardid, kui keegi pärast tahab. Ja saab mulle siis kirjutada, eks ole. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et ma kanaldan, kas ma saan seda klienti aidata. Et ma kanaldan, kas ma üldse tohin seda klienti tegelikult kanaldada, kas ma saan aidata. Ja siis tegelikult ongi niimoodi, et klient kas ütleb ise, mis on tema teema. Noh, ta juba oskab äkki öelda, eks ju. Et näed, ma tunnen, et mul ongi näiteks siin, ma ei tea, armastuse vastuvõtmisega nagu, et ei ole hästi. Või ta ütleb, et näed, mul on suhetes, et noh, näiteks siin oli üleeile, mul helistas üks meesterahvas ja ta ütles, et noh, et suhted nagu ei ole kuidagi nagu head on ja ma ütlesin, et oskad sa äkki vähemalt täpsustada, et mis seal siis on. Noh, et noh, läheb nagu teiste meeste juurde kuidagi. Et noh, et umbes niimoodi, et mina siis nagu kah kõnnin minema. Noh, okei, see on nagu vähemalt üks teema, kust ma siis saan taha vaadata, et mis seal on. Et loomulikult kohe on seal enesearmastuse puudus. Emaliinist tuligi tal see, eks ole. Armastuse vastuvõtmisega on tal teema, armastuse andmisega on tal tegelikult teema. Et võib ka tulla kliente nagu oma lihtsalt teemaga ja noh, tal oli ka veel lisaks raha teema, eks ole. Ja et kui klient ei oska ise öelda, mis on see tema teema, siis ma saan seda kanaldada. Aga kui oskab juba öelda, siis põhimõtteliselt on niimoodi, et ma kanaldan ära põhjuse, mitukümmend põlvkonda ja kõik niimoodi ja siis ma teengi tervenduse. Ja mul ei lähe klienti ennast vaja, et ma ütlen ära lihtsalt, mis päevaks ma tervenduse ära teen. Ja ma teen seda kõik energeetiliselt ja ma teen kõik seda kaugelt, et see ongi minu eripära või selline hästi suur anne, mis mul on. Et kui tavaliselt tervendajad teevad lähedalt, tal on vaja klienti enda ette, siis minul seda vaja ei ole, et me võime olla eri riikides, me võime olla eri linnades, et mul on lihtsalt vaja täisnime ja konkreetsed küsimust ja küsimused on hästi-hästi olulised. Et kui sa tuled, noh näiteks on teema, et ütleme armastuse või ütleme enesearmastus, siis see ei tähenda, et seal on kohe armastuse vastuvõtmine, armastuse andmine. Kui need ei lähe liini ehk põlvedesse, siis jah, ma võiks neid kombineerida. Aga kui see on juba liinitöö, mis tähendab, et kogu liini tervendamist, siis see on juba eraldi, kõik on erinevad tööd. Ja siis ma võtan kliendiga ise ühendus, kui see tervendus on tehtud ja annangi siis teada, et mis sai tehtud. Mitukümmend põlvkonda tagasi, mis energiat said lahustatud, mis energiat juurde antud ja siis ütlen, mis päevast tal hakkavad protsessid pihta. No nii, aga siis lähemalt ka sellest, et kõik siin ka kuulajad praegu nagu usaldaksid seda nii-öelda teekonda, eks ole, et mismoodi see kanaldamine, räägi sellest kanaldusest, et mis asi on kanaldamine? Kanaldamine on siis selline asi, et ühesõnaga ma küsin küsimusi ja kuskilt ülevalt neid saadetakse. Kanaldamist on tegelikult nagu kaks varianti, et osad inimesed kuulevad vastuseid nii nagu mina, ehk ma võin mida iganes küsida ja mulle antakse vastus. No loomulikult on seal piirid, ma ei tohi niisama nuhkima minna, et universumi piire tuleb austada. Ja teine variant, kuidas inimesed tegelikult kanaldust saavad, on see, et nad ei kuule neid vastuseid, aga nad hakkavad midagi tunnetama või tajuma. Et ka see on tegelikult kanaldamine. Et lihtsalt siis nendel puudub see võimalus, et küsida, mida iganes sa tahad küsida, et sa ei saa küsida. Aga kui sul on mingid situatsioonid, et sa tunned, aga kanaldamine on see, et ma olen siis nagu universumi ja selle maa vahel siuke antenn läbi kelle siis see info kõik nagu käib ja tuleb. Et see on kõrgemalt poolt universumist tuleb see info lihtsalt. Ja see teekond, kuidas selleni jõuda, et see paljudele võib-olla tekib küsimus, et aga kuidas selleni siis lõppude lõpuks ikkagi jõuda, et kuuldagi seda kõrgemat juhatust nii-öelda? No ma arvan, et ega see... Meil kõikidel on tegelikult olemas mingid võimed, absoluutselt kõikidel inimestel on olemas hingel omad võimed. Aga see, kas need selles elus meil avalduvad, ei pruugi. Kui kõikidel kogu aeg kõik avalduks, siis see lihtsalt ei toimiks enam, eks ole. Et on suurem osa inimesi, kelle need ei avaldu. Aga kui sul on ette määratud, et need peavad avalduma, siis nii see ka juhtub.
et tegelikult sinna nagu õpetust anda otseselt ei saa, et kuidas sul võimed avalduksid. Kui sa ise tajud, et sul on huvi, siis mine otsi ennast vaata edasi, eks ole. Et siis sa leiad selle, aga et kui sul ei ole seda suuremas plaanis ette määratud selles elus, sa hakkad tervendama, siis ei juhtu lihtsalt selles elus. Aga räägiks äkki mõnest heast kogemusest veel siia. Sest et tegelikult, kui kaua sa oled nüüd seda tervendust teinud? No selline aastakene olen nüüd siis seda tervendanud siin. Ja selle aja jooksul sa oled juba kogenud päris mitmeid tervendusi. Jaa, kümneid ja. Mis sulle praegu koheselt nagu meelde tuleb? No näiteks ühe füüsilise valuga seoses. Et tegelikult see on isegi kaks. Üks näide oli see. Ühel kliendil oli väga tugev sügelus naha peal ja natukene võib-olla isegi nagu intiimne piirkond. Ja ta ütles, et kratsi või veri välja ja ta oli kõiksugused erinevad salvid ka ära proovinud ja ükski salv ei aidanud. Ja siis ta pöördus minu poole, et mis seal võiks siis taga olla. Ja ma kanaldasin ja tegelikult oli seal see, et tal oli elukorraldus selliselt, et ta oli kõik enda kanda võtnud. Et tal oli lapsed, tal on 3 last, abikaasa ja kõik, kogu majapidamine ja lastega tegelemine oli siis selle naisterahva enda kanda. Ja keha tegelikult andis märku, et enam nii ei jaksa. Ja ilma kanaldused tegelikult see ei olekski nagu välja tulnud ja samas ükski salv, ükski rohi ei mõjunud, mitte midagi ei mõjunud. Ja siis ma kanaldasingi, et see on see põhjus ja ma andsin talle konkreetsed ülesanded, mida peaksid lapsed tegema hakkama ja mida peaks abikaasa tegema hakkama. Et see ei olnud see, et abikaasa oleks nüüd pidanud nagu kõike hakkama tegema. Ja ma ütlesin, kui sa need muudatused ellu viid, siis circa nädala pärast sul see sügelus lihtsalt kaob ära ja nii see oligi. Ja. Kas ta on sinu juurde veel tulnud? Jaa, ta on mingi 5 tööga mu juurde veel tulnud. Et ta nagu on neid sibula, neid kihte järjest hakanud võtma. Et tal oli veel füüsilise valuga, et ta mängis sulgpalli, väänas ära, ütles, et kuule, et aga mis siis seal taga nüüd on. Ja tegelikult seal oli enese mitte aktsepteerimine. Et ei tundu nagu üldse mingit seost, eks ju. Aga seal oli see, et ma ütlesin, siin on enese aktsepteerimine taga, et sa võid minna sulgpallidega, sa saad mängida, aga sul tuleb muul moel tagasi, et su keha annab uuesti märku. Ja siis me tegime selle ära ja ma ütlesin, sa võid nädala pärast minna sulgpalli ja tal oli nagu tagurpidi raske käia. Ma ütlesin, et kui see tervendus saab tehtud, sest energia saab sealt tagant ära, siis saad ka tagurpidi käia ilma valuta. Ja nii ka juhtus siis. Ja. Nii et üks nii-öelda püsiklient. Ja tema on täiesti püsiklient, et ta tuli siin erinevate asjadega. Ja mismoodi inimesed sind leiavad? No tegelikult Facebookis ongi Kätlin Tammane energiatervendus, Instagramis on energiatervendus ja seal on siis need visiitkaardid, et kuhu saaks ka e-mailile helistada, ja sealt saab ka läbi selle QR-koodi siis Instagrami kohe, kes sellist poppi varianti kasutab. Aga siis tagasi ikkagi nende kogemuste juurde, et kui ongi see aastane nii-öelda joondumine oma nii-öelda kõrgema nii-öelda andega, et kuidas sa ennast tunned? Sest see on midagi täiesti, ütleme niimoodi, müstilist, ulmelist, täiesti uskumatut, eks ole. Sinule, kui sa ütled, sa oled öelnud seda korduvalt, et sa oled nagu kõige maisem inimene üldse. Ja mina olin ikkagi maine inimene, väga maine inimene, et mulle meeldis alati ise endasse vaadata, aga see ei tähenda, et ma kuskil lendlesin lihtsalt liblikatega ja lille õite peal ringi, eks ju. Aga ma tunnen, nagu ma oleks tegelikult koju jõudnud. Et see on nagu selline hea tunne, et sa nagu päriselt, sa nagu naudid elu, sa nagu armastad elu. Ja minul on lihtsalt nii tohutult vedanud, et neid anded on nagu siis antud nagu kuhjaga, eks ju, et ma kanaldan, ma tervendan, ma näen energiavärve inimestel, meil kõigil on oma energiavärv, nendel on alati tähendused. Kas ma võin küsida, kui näiteks me praegu vaatame seal ringi, kas sa näed kõigi kohal mingeid värve? Õnneks see on niimoodi, et ma saan selle välja lülitada, kui ma ei taha, aga kui keegi küsib, siis ma kohe
nii et ei ole nii, et kogu aeg. Ei ole niimoodi, et silmest on vikerkaar kogu aeg kirju. Et seda ei ole. Ja siis on seda tajumist, tunnetamist, mis on olnud tegelikult natukene raske kogemus. Ka meil oli päris keeruline kogemus. Ma ei tea, kas me jagame või ei jaga. Wow. Sa võid jagada, kui sa tunned, et see on miski, mis võiks praegu, sest see oli tegelikult algus, siis sa tabasid ära, et vau, et sa oled nagu kontakti saanud oma uue nii-öelda andega. Uue andega, jah. Et see tajumine on see, kuidas siis mina seletan, et me tajume mingeid asju, aga tunnetamine on see, et ma tunnen läbi oma keha teiste emotsioone ja tundeid ja valusid. Ja me olime siis Martaga saunas. Ja ma tundsin, et nagu sekundiga hakkas mul seest nii paha, et tavaliselt ikka sa tunned, kui saunas paha hakkab, eks ole. Ja ma läksin välja ennem kui Marta ja Marta tuli pärast mind ja ma olin niimoodi kõhuli maas ja siis viskas tema sinna kõhuli maha ja siis mõtlesin, kuidas see sai nii teravalt jäkki tulla, et ma ei tajunud seda. Ja siis oli see, et see on nüüd see uus tunne, eks ole, et see ei ole üldse minu valu või see ei ole minu halvaks minem, et see on Marta oma. Ja no see oli päris selline keeruline kogemus, sest siis ma hakkasin kanaldama, mis Martal juhtus üldse. Temal tulid omad protsessid, et selline suur protsess sai sealt saunast alguse, ütleme niimoodi, et aga see on keeruline olnud see teiste valude ja ma võin nutta teiste pisaraid, eks ju, teiste surmahirmu tunda, teiste valusid tajuda, et see on selline keeruline koht olnud, mida nagu peab oskama vähekene eemal lükata, et mitte sellesse kuidagi ise nagu ära kaduda. Aga jah, lisaks on veel siis nagu hingedega suhtlemine on ju ja see hingede nägemine on siis siin veel kompotiks veel nagu juurde, et neid variante on hästi palju, mida kasutada ja see on päriselt tunne, et ma olen vaba. Ma olen nagu hästi tänulik, et mul on see viimane elu selline antud, et ma järjest õpin nagu tegelikult elu veel rohkem usaldama ja minema selle flow'ga kaasa. Aga see on nii tore tunne, et kui sa ei pea ennast nagu kuhugi suruma kasti ja olema see, mida või kes sa tegelikult ei ole. Ja seda on ainult andnud see teadlik lähenemine, et sellel ei ole vahet, kas meil on mingid anded või ei ole, et me tegelikult kõik saame sinna jõuda, kui me ise ainult tahame, et olla iseendaga kontaktis ja ma ei ütle, et me peame selleks olema tohutult kuidagi vaimsed ja tegema retriidi otsa, vaid see on lihtsalt teadlik lähenemine, märkamine, et kui me anname asjadele koha, siis need juba lahenevad, et näiteks see mu püsiklient täna nüüd kirjutas mulle, et mul on mingid protsessid ja asjad ja tegelikult oli see, et mis ta tegi, tal tekkis ärevust teatud teemaga ja tegelikult mis ta tegi, ta lükkas ära seda ärevust, et ma ei taha seda, aga see põrkus nagu patuud kogu aeg tagasi. Et sinna oli ka seda teadlikku lähemas, ma ütlesin, et ole hea selles mõelt ära lükata, et ütle, et ma annan sellele tundele enda kehas koha, et aktsepteerid ja lased ta endast läbi, et sa ei jäta sinna. Ja siis see kohe nagu vaigistab selle ärevuse, mis meil on ju. Et lihtsalt see teadlik lähenemine, sõnade märkamine, mis sõnu me kasutame, sõnadel on tohutu suur jõud, tohutu suur, me võib-olla vahest ise ei mõtlegi, et mida me ütleme, aga see kõik realiseerub, sest universum kuulab, mida me ütleme, ütleb, peremees tahab seda, ma isegi ei taha neid asju välja öelda, aga ütleme, ma ütlen, et inimesed ütlevad, et mul ei ole raha. Universum kuuleb, peremees ütleb, tal ei ole raha. Teeme nii, et tal ei ole raha, sest ta kogu aeg korrutab seda, et tal ei ole raha. Aga kui küsida, et kuidas ma saaksin seda endale lubada, siis me juba käivitame selle, et meil hakkab universum pakkuma variante või inimesi või situatsioone, kuidas me seda raha loome. Või et me läheme poodi, ma ütlen, et ma ei tea, mul on vaja midagi osta, et ma pean muretsema vihikuid lapsele. Ei pea muretsema, soetama peab, ostma peab. Et see sõnadel on tegelikult hästi suur jõud, mida me ise ei märka väga-väga tihti. Ja see viis, kuidas me siis suhtleme oma lähedastega, oma töökaaslastega ja kuidas me ise endaga räägime. Et see, kui palju me ise ennast kas hurjutame või hurjutad, et see pidev, et ma ei saanud hakkama ja ma olin nii ja naa, see tegelikult ei ole üldse tore, et me ei aktsepteeri siis ennast ja selle võrra võib jälle meil tekkida mingit ärevust ja sellist mitte hakkama saamist, et
mõtetel ja sõnadel on tohutult suur jõud ja absoluutselt igaüks meist võib jõuda sinna kohta, et meil on hästi hea kontakt iseendaga. Aga siinkohal ongi oluline koht just pühendumisel, jah? Sest et tegelikult, nagu ma aru saan, see, kuhu sina täna oled jõudnud, selle taga on tugev pühendumine. Et nagu ma tean, me saime aru, et sa oled nagu tegid, ütleme 3 aastat intensiivselt konstellatsioone, läbi mille sa said nagu sellest süsteemist aru, millega sa lood siis see, mida sina täna teed, see tervendus, seal sa kasutad seda süsteemi, jah? Ja ma kasutan selles mõttes konstellatsiooni tehnikat, et konstellatsioonis otseselt ei kutsuta välja nagu neid eelmiste põlvede konkreetseid hingi või midagi, aga seal tuleb välja, et kus liini see nagu läheb. Aga kui mina lähen tervendusse, et näiteks kui ma tegin sinule tööd armastuse selle vastuvõtmisega, siis ma alati kutsun esimese hinge välja, kellest see selles põlvkonnas, näiteks selle ema liinis hakkas. Alati kõik käib läbi suure austuse, aga ma palun esimesena tulla sellele esile, kes seda oma eluja jooksul ära ei lahendanud. Ja siis tulebki seal 30, 40, kõige rohkem on olnud 54 põlvene. Siis ma oli tunne, et nagu mul on mingi hingede armee seal toas lihtsalt, et kuidas ma nüüd need ära handlin siin, eks ole. Et see nagu konstellatsiooni tehnikale sarnane, et seal minnakse ka põlvedes, et aga ma lähen konkreetselt siis mitukümmend põlve. Ja sellest ütleme selline 54 põlve, siis kõik need 54 põlve saab tervendatud. Ja siis saab nagu see klient eraldi ära tervendatud. Et siis see energia taga on nii võimas muutuma, et kliendil on võimalik ise see muutus saada. Ja. Vau, kas sa tahad sellest veel rääkida? Ma mõtlen just nimelt see koht, et kui sa nagu näed ära, kus kohas on see alguse saanud, jah? Et mismoodi see siis nagu, kuidas see käib, see mingi tasakaalu loomine, mismoodi see töö käib, mismoodi sa seda tööd teed, kui palju sul kulub aega üleüldse sellele kõigele, sellele tervendusele, selle ühe nii-öelda inimese teemale? See võib hästi erinev olla, ma olen teinud 15 minutiga ära, aga olen ka 40 minutit teinud, et alles hiljuti näiteks siin oli üks 16-aastane tüdruk, kes on olnud väga-väga pikki aastaid depressioonis ja see tüdruk on nüüd depressioonist vaba. Ja see oli tohutult suur töö temaga, et see ei olnud üks töö, seal oli ikkagi 6-7 erinevat tööd, sest need kihid olid niivõrd palju. Aga see on selline hästi suur edulugu selle tüdrukuga. Ja temal oli siis väga suur, ma ütleks meteoriidi suurena must auk oli tal elurõõmu puudu. Ja huvitav oli see, et ma küsisin hingelt, et kas ma saan nagu kas ta võtab vastu tervendust, et anda seda elurõõmu energiat. Ütles, jaa, ma saan ja kui ma hakkasin andma, ma tunnen, et ei lähe läbi. Ma tunnen kätega, kas see energia liigub või ei liigu. Ja siis ma pidin selle hingega 4 korda nagu läbi rääkima ja kanaldama, et miks ta vastu ei võta. Et hing tahtis, aga ta ei olnud võimeline vastu võtma, et see oli ka esmakordne kogemus selline. Ja see hing ütles, et ta ei suuda võtta, et see on nii võõras, sest ta ei ole eluses seda kogenud. Ja siis ma küsisin hingelt, mida sa siis vajad selleks. Ta ütles, ta vajab ennem turvatunnet ja stabiilsust. Ja ma ütlesin, fine, lähme siis seda rada pidi. Ja ta ütles, jaa, et ta on nõus, aga ikkagi ta ei võtnud vastu. Ma tundsin, et ei lähe läbi. Ja siis ma kanaldasin ja küsisin, kas ma võin kasutada seda, et öelda, et kuule, ma olen nii vana hing, et ma tean, et see on sinu hüvanguks, et nagu kuidagi kasutada oma hinge sellist olemust siis ära, eks ole. Ja mul anti luba selleks. Ja siis see hing lõpuks ütles, okei, et ma usaldan, et sa tahad mulle head. Ja siis oli veel huvitav see, et kuna ta oli nii tühi, siis ma pidin seda energiat võtma lisaks veel kõige kõrgemast valgusallikast üldse, et see tüdruk ära tervendada. Sest see energiakogus oli nii tohutult suur, mis sinna lihtsalt pidi minema. Et ühesõnaga see võib olla ka 40 minutit, et see nagu on täiesti varieeruv, oleneb kui koostööaldid need hinged on, kui pikk või suur on see must auk seal nii-öelda nende enda või siis liinihi, ütleme seal selles energeetikas. Ja kuidas see kõik sulle mõjub? Ma mõtlen, et kõik see energiatöö, kas sa saad aru, see energiatöö, sina annad oma energiaga sinna väga palju nagu
jah, ega ma neid tervendusi üksteise järel teha ei saa et ma ikkagi pean ennast hoidma ja alguses ega ma ei osanud ennast ka nii hästi hoida, siis mul oli niimoodi, et kui mul see 54 põlve oli, siis mul oli 3 tundi käed niisugused nagu makaronid, et ma ei võtta telefoni ka kätte. Aga see on jälle olnud minu protsess õppida, et ma ei oleks enam nii läbi ja et ma ei annaks ennast sinna nii palju, et see on see õppimine, et kuidas ennast kaitsta. Aga kuna mul õpetajat ei ole, siis see tuleb kõik nagu on töö käigus nii-öelda või elu käigus nagu tulnud. Aga mis ma tahan öelda seda, et kui me selles elus oma õppetundi ära ei tee, et me nagu kehastume uuesti tagasi nende samade asjadega. Et see on ühesõnaga, see on soovitus, et oma asjad ära klattida ikkagi selles elus. Ja kui me läheme selle suure pildi juurde, ma loodan, et kõigil on see, kui ei ole arusaadav, küsige juurde, eks ole. Et tegelikult on praegu see, et paljud teavad, paljud ei tea, et energeetiliselt on praegu maakera, maa tõusmas. Ja seda sellepärast, et lihtsalt inimkond päästa. Et see on mu hästi selge nägemus, kanaldus. Õigemini see oli kanaldus, oli nägemus. Et maakera nagu kukubki nagu must auk, kui inimkond oleks nagu veel algemisem kui loomastik üldse. Ja seda sellepärast, et universum on arvanud, et inimkond on nii tubli, et nad õpivad ühe elu jooksul ära enda võetud ülesanded, mis me oleme ennem siis taevas endale võtnud nagu ära klattimiseks, ära õppimiseks, kogemiseks. Ja kui me seda ära ei koge, siis me kogu aeg kehastume nende samade asjadega ja inimesed on jäänud nagu tohutult palju kordama neid samu probleeme kehastumistes. Inimesed on muutunud rahahneks. Meil on hästi prestiis, võrdleme naabritega, see väline on hästi oluliseks saanud ja me ei ole nagu tegelikult ära teinud seda, mida universum on arvanud, et me peaksime oma kehastustes tegema. Ja minusugused inimesi maailmas veel mõned üksikud ja tegelikult meid ongi nagu saadetud tegelikult inimkonda päästma. Ja seda ainult läbi selle siis on universum mõelda, kuidas inimkonda päästa, sest me ei tohi liine üle teha. Et see, mida liin on kogenud, minul ja kõikidel puudub õigus seda liini üle kirjutada. Ja seda annab ainult selliselt teha, et miks ma energiatega tervendan, ongi see, et ma tervendan liinis selle energia, aga neid kogemusi ma ära ja nendele ei klati. Et need hinged, kes on ikkagi endiselt oma kogemuse mitte läbi teinud, nemad peavad endiselt tagasi tulema seda kehastumist tegema, seda õppima. Aga et üldse maakera saaks tõusta ja et inimkond saaks päästetud, siis on see, et me peame seda energiat tõstma. Ja miks on ka võib-olla praegu tegelikult tohutult palju, lahkub inimesi tegelikult. Kuidagi tundub nagu ebanormaalselt palju, aga see on vajalik selleks, et meil on seda puhastumist vaja. Muidu me ei tõuse energeetiliselt ära. Üldiselt peavadki need inimesed selle kehastuse lõpetama, kes ei ole valmis praegu iseendasse vaatama, sest nad tõmbavad energeetiliselt seda maakera lihtsalt allapoole ja see ei ole tehtav. Et meie inimkond ära üldse päästa, me peame maakera ära tõstma ja see ongi praegu puhastus. Nii, ja kui sa räägid kõike seda, see kõik on väga-väga oluline, et kas sa, mis nõu sa annad siin praegu igale inimesele, igale hingele siin maa peal, et nagu mis moodi siis tegelikult seda nii-öelda tõstmist saab nagu koostöös teha? No, tahtma peab ikka inimene ise, et kui inimesel on endal tahe, siis ongi kõik võimalik, et mina kahjuks või õnneks kedagi nagu ümber muuta ei saa või panna teisele arvamusele, kes iseendast tunneb seda vajadust muutuda või otsida, et ta tunneb, ta ei ole rahul ja ta on valmis otsima, siis sellisel juhul olen mina valmis, eks ju, on teisigi terapeute, kes on valmis aitama. Aga põhiline, kui sul on see soov ja tahe olemas, siis tegelikult hakata otsima seda, kui sa tunned, et sa teed nagu oma hingele pai. Et sul on nagu hea olla. Et kui sa kuulad oma sisemust ja sa oled kogu aeg kuidagi stressis, vihane, ärritunud, miski trigerdab, siis järelikult on kuskil see, et miski ei toimi. Ma ei ütle, et me saame kohe kõik töölt ära tulla, et ma ei tee seda tööd, see on kõik step by step, eks ju, aga alustame lihtsalt sissepoole vaatamist, võtame peeglit, et mitte, et sina oled minu halvas
tujus süüdi, vaid meie ise. Ainult meie ise saame ennast õnnelikuks teha, mitte keegi teine. See on vahest niivõrd vastik koht, kus olla, aga paratamatult see nii on. Ja teine saab meil kaasa seda rõõmu tuua. Kui me oleme nagu kuidagi, energeetiliselt me oleme ühel tasandil, me saame panustada teine teise. Aga me tõmbame täpselt sama energeetikaga inimesi endal ligi, kui terved või katkised me ise oleme. Et mõelda, et kurja, mul kogu aeg samasugune mees on ju, ma ei tea, see viga küljes ja see viga küljes või naine, et selline on ju. Aga see on see, et me ise tõmbame seda energeetikat, sest me ei ole valmis paremat vastu võtma, sest me ise ei ole veel seal. Me ei saa olla kuskil nõuda paremat partnerit, kui me enda teadmine on teises kohas lihtsalt. Siinkohal tulekski jälle nagu justkui läheks jälle sellele hingelepingutele, et meil on ikkagi vaata täpselt see sama koht, et et me ei ole seda õppetundi läbi teinud, siis tuleb see uus ja me tõmbame uuesti selle kogemuse enda ellu, et uuesti kogeda, uuesti proovida, äkki ma nüüd saan hakkama selle nii-öelda õppetunni õppimisega. Ja, et tegelikult meil ongi et meil kõikidel on oma hinge kokkulepped. Ennem kui me siia tuleme, me valime oma vanemad, me võtame omal need ülesanded, eks ole. Ja me tuleme neid järjest nagu ära siis kogema ja kui meil on kogetud, kui meil see õppetund võetud, ehk näiteks ütleme, et kui mina oleks siiani oma eksi peale vihane, siis tegelikult see õppetund oleks tegemata. Aga kuna ma olen andestanud ja ma ütlen isegi, kuule thanks, et sa sellise sita sisse mind lükkasid, et siis see näitab, et ma olen sellest nagu üle läinud, eks ole. Aga meil kõigil on oma õppetunnid ja me ei saa teiste eest neid ära teha. Me saame küll, näiteks ütleme, mina siis olen oma lastele teinud nii palju head, et ma olen meie põlvkondade mustrid ära murdnud, et nemad ei pea nende asjadega tegelema. Aga meil kõigil on omad asjad, mida me tuleme lahendama. Me ei saa ka oma laste eest neid ära lahendada, et me tahame ikka vanematena kuidagi aidata või teisest, ma lähen aitan. Sa ei saa aidata, kui teine ei ole valmis ja tihti me ei tohi ka sekkuda. Hästi oluline, mis mul meeldib, on hierarhia. Me kunagi ei tohi sekkuda oma vanemate õpetamisse. Me ei tohi minna vastu olla kunagi hierarhia universumiga. Nad võivad olla meist vähem teadlikud, nad võivad meie arvates eksida, aga see on nende teekond. Me võime anda mingi soovitusega, me ei tohi neid õpetama minna mitte mingil juhul. Ja mis on veel hästi oluline, näiteks kui me võtame oma suguvõsa, et meil tihti nagu arvatakse kedagi välja, ma ei tea, kes on vangis olnud või mõrvar aga nemad on ka tulnud kogema seda mõrvariks olemist. Ja tegelikult neid ei tohi suguvõsast välja heita, et kui me võtame, et meie suguvõsa on näiteks nagu lennuk, siis lennukis peavad olema kõik istekohad täidetud, kõik. Kui me oleme mõne sugulase või lähedase sealt välja lükanud, et mul on piinlik tema pärast, siis tegelikult ei ole suguvõsas selles liinis antud seda kohta ja see liin ei saa terveneda. Sest me ei ole aktsepteerinud iseennast, me ei ole aktsepteerinud mingit osa iseendast. Ja tihti on võib-olla väike, äkki on veel siin lahutavaid inimesi on ju, et väike nõuanne, et meie lapsed ja me ise, me oleme alati pool ema, me oleme pool isa. Ja kui me teeme oma lapsele teist vanemat maha, siis see tähendab, et ma annan oma lapsele signaali, pool sinust on vale. Ehk me kahjustame oma last sellega. Et siin on see suurem pilt nagu hästi oluline aktsepteerimine, et okei, sa võid ise, tegelikult isegi nii ei või, isegi kui sa energeetiliselt mõtled, on ikka jobuse eks mul on ju, aga lapsele ütled teistmoodi, siis tegelikult laps energeetiliselt tunneb seda. Et meil on vaja jõuda sinna, kus me aktsepteerime kõiki inimesi enda ümber ja me ei tohi teha ennast valeks ega ka anda lastele või lähedastel signaali, pool sinust on vale kuidagi. Siinkohal mul oligi tegelikult plaan just sellesse kohta jõuda, et iga inimene, kes meie elus on ju, kingitus. Ja ei ole juhuseid. Absoluutselt igal inimesel on roll. See, kes ajab närvi, see tegelikult lükkab meid enesearengule. See, kes tuleb nähtavaks tegema, teeme koostööd, eks ole. Kui tulevad saatuse kaaslased, need on alati, kes tulevad õpetama. Hingesugulased on need, kellega on hästi tore ja lihtne koos olla, aga me tihti ei leia neid ülesse, iga inimene ei leia iga kehastust teda ülesse. Kaksikleegid, kõige keerulisem võib olla variant, suurim õppetund, aga see on see, et sa nagu lähed nii omaks iseenda teise pooleks, lähed nagu iseenda
ongi, kaksiklik tegelikult ongi pool sinu teisest, sinu hingest, aga meesversioonis lihtsalt, eks ole. Et need kõik on meil hästi olulised, kõik on olulised, et juhuseid ei ole. Ja mulle tundub ju absoluutselt, et see siin, et me sinuga siin kahekesi istume, on ka meie hingelepingus kokku lepitud. No kindlasti me toome mõlemad teineteist siin nähtavale, eks ole. Ja huvitav on see tihtipeale, et inimesed, kellega sul võib-olla energeetselt alguses kuidagi on mingi põrkumine, tegelikult on seal sügav mingi teema taga, et meil oli ka Martaga, et ikka nagu põrkusime ka mingi hetk nagu on ju, olid mingid protsessid ja siis tegelikult saime aru, et see peab hoopis sünergiana siin toimima kõik, et absoluutselt kõige taha on väga-väga hea alati vaadata. Ja, et ärme võtta kõike isiklikult. Absoluutselt, absoluutselt. Mõtleme, miks see meid trigerdab. Kui me alati mõtleme, miks ta meid trigerdab, siis sealt me saame tegelikult alati selle vastuse kätte nagu. No, mina usun küll, et kõik, mis trigerdab, on lihtsalt see, et kas on see miski temas, mis minus veel ei ole vastuvõetav minul või siis ongi see, et jah, täpselt, et tegelikult ongi, ta on milleski, näiteks ma kujutan ette, et sinu tugevus trigerdab kedagi. See on selle põhjusega, et ta lihtsalt enda tugevust veel ei aksepteeri. Nii on. Alati teise juures miski asi, mis meid häirib, on peegeldus meil endale ja seni kaua elu ja inimesed seda peegeldavad, kuni selle ära aksepteerid. Et ongi, et kui käib närvidel, et ta on nii jõuline või nii tugev või siis tegelikult sa ei ole ise kontaktis oma selle tugevuse või jõulisusega. Et alati teise mingi asi kuskilt trigerdab mingi põhjusega meis endis tegelikult. Et kui keegi teeb, sa oled selline, kui sul on tunne, et sa tahad kellelegi midagi öelda, siis vaata, mis see sinus tegelikult on, mis sind ise enda juures häirib või sa ei ole vastu võtnud veel. Aitäh! Aga väga suured tänud, et te tulite, et kuulasite. Kui kellelgi on pärast kas või siis personaalselt küsimusi te olete oodatud, kas või siin täna õhtul veel, või siis saate visiitkaardid seal võtta, eks ole. Ja mõnusat siis iseenda leidmist teile kõikidele. Aitäh, et tulite.